Kallid vaatajad, tere tulemast Juudi uudiste 3. saatesse. Tishrikuu on möödunud suurde ja inspireerivate pühade saatel. Kätte on jõudnud Juudi kalendri teine Hešvani kuu, milles on küll palju argipäevi. Palun võtke vastu pühade valgus ning täitke sellega oma igapäev. Ja kindlasti meie aitame teid. Tänases saates selle kuu pühade tähistamine, vana Juudi kalmistu taastamine Magasiini tänaval, uued kohtumised õpiringides ja osalejate saavutused, haala küpsetamise üritus naistele, meie kogukonna vast sünnitanud naiste eest hoolitsemise traditsioon ja toora eesti keeles. Alustuseks õnnitleme eelmise episoodi muusikavõistluse võitjaid. Kallid vaatajad, eelmises episoodis pakkusime teile kuulata juudi meloodiad, mis kõlas video taustal. Ja need olid Avinu Malkeinu palve ja pidulik laul Berosh Hashana. Õnnitleme meie võitjaid ja selles meeldivas rubriigis on meil hea meel õnnitleda ka oma kolleegi juubeli puhul Alina Serkuta. Alina on Juudi uudiste projekti pearežissöör, monteerija ja operaator ühes isikus. Me soovime kindlasti talle uusi loomingulisi ideid, edu ja jõudu. Alguses lõi Jumal taiva ja maa. Toora esimene peatükk Bereshit räägib meile sellest, kuidas kõige vägevam lõi meie maailma ja kinkis igale olendile elu. Kirjas on, et kõige vägevam lõi inimese oma näo järgi. Võib-olla just seetõttu meeldib meile üksteisele kingitusi teha. Lisaks kuulutame välja uue konkursi. Kuulake hebreakeelseid väljendeid ja andke meile e-posti või telefonitsi teada, mida te olete kuulnud. Väljendeid võib olla rohkem kui üks. Esimesed 2 võitjad saavad Hannuka puhul 2 menoraa kingituseks. Edu! Ja Jumal ütles, Jehi or, ehk saagu valgus. Ja valgus sai. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ööks. Oli õhtu, oli hommik, 1 ööpäev. Tishrikuu pühad on nagu loomise päevad, millal me oleme kõige lähedal kõige kõrgema valgusele ja tajume teda kõiges, mida me näeme ja teeme. Sellele ongi pühendatud meie järgmised lood. Kõigepealt tahame tänada Eesti Sünagoogi ja Juudi õppekeskuse koostööpartnerid. Just tänu teile kulgevad meie pühad ja argipäevad kõige paremal moel ja meil on võimalus anda soojust ja teadmisi igale Eesti juudile. Oleme alati tänulikud kõigile, kes toetavad meid finantsiliselt või nõu ja abiga. Nii toetate meie igapäeva toimimist. Jom Kipuri ajal saab iga juud uuesti alustada. Selle päeva palvustest ja paastumisest võtab osa traditsiooniliselt väga palju inimesi. Kogukonna uued liikmed, traditsioonilised osalised, Eestis elavad israelased ja erinevatest valdkondadest tähtsatel ametikohtadel töötavad juudid. Jom Kipurile eelnevatel kuupäevadel toimusid Tallinna juudi kalmistutel tähtsad sündmused. Täname Eesti Juudi muuseumi direktorit Gennadi Granbergi nende tähtsate sündmuste kajastamise eest laiemale avalikkusele. Traditsioonilised mattusetseremooniad peeti 2. oktoobril Rahumäe juudi kalmistul ja vana juudi kalmistu juures Magasiini tänaval, kus Baruch Hashem, Jumal tänatud ja tänu kõigile, kes selle võimalikuks tegid, jõuab lõpule sealse ala taastamistööde esimese osaga. Seda sündmust kajastab Eesti Juudi muuseumi osalusel Tallinna Panoraam, kes panid kokku põhjaliku ja kvaliteetse video.
13. oktoobril toimus Tartus Raadil mälestusmärgi lammutamisel leitud säilmete ümbermatmise tseremoonia. Ajaloolaste hinnangul on enamik 167 tsiviilelanikku leitud säilmetest Tartu koonduslaagri juudid, kes lasti maha Lemmatsi tankitõrjekraavis. Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis laotuse all, vetest, mis laotuse peal olid. Ja Jumal nimetas laotuse taevaks. Meie kandis Sukkotil tavaliselt sajab vihma, kuid sel aastal peaaegu terve püha ilm oli soe ja kuiv tänu Jumalale. 9. oktoobril sai palju inimesi pidupäeva tähistamisest ja Lulafen Lounge algatusest osa võtta. Seal sai süüa sooja suppi, kukli ja teega ning lausuda kõik pühade õnnistused. Muide, Sukkotil õnnistame 4 liiki taimi, lulav, hadas, arava ja etrok ja me ütleme, et iga taim sümboliseerib teatud juudi tüüpi. Võime julgelt väita, et rahvamaja Sukkat külastas rohkem kui 4 tüüpi juute, sest seal peeti vestlusi vähemalt 7 erinevas keeles. Projekti Lulafen Lounge eesmärk on, et igaüks saaks kõige vägevama täieliku kaitse all Sukkas sügisesse vihma eest varjus ja mõnusas seltskonnas sooja suppi nautida ja end koduselt tunda. Sel aastal ehitasid Eestis kokku 7 Sukkat. Rabbi Shmuel Kott käis Kohtla-Järvel ja Tartus, kus juudi noored samuti ehitasid Sukkat. Ja Jumal ütles, maast tärgaku haljas rohi, saagu valgused taeva laotusse eraldama päeva ööst. Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Sukkoti viimast päeva nimetatakse Oshana rabaks ehk suureks pääsemiseks. Sellel kuupäeval 16. oktoobril toimus suur üritus lastega peredele, mille nimeks on Music Session in Sukka. Koos suurepärase juhendajaga Natasha Petškova suutsid osalejad lisaks Sukkoti käskudele lausuda õnnistusi 4 tüüpi taimedele ja toidule ning luua muusikaõpetaja ja kunstniku Jelena Anstalli juhendamisel muusikalise improvisatsiooni originaaltrummidega. Pärast seda süütasid kõik naised ja tüdrukud pidulikud küünlad, alustades sellega kõige jaoks Šmini Atserati ja Simchat Torah pühasid. Siis alustatakse akofat palvega ja tantsitakse Torah kirjarullidega. Ja Jumal ütles, vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole. Kui on liikumist, on ka elu. Meil on hea meel teatada, et nii pühade ajal kui ka vahetult pärast seda jätkasid õppekeskuse ringid oma kokkusaamisi. Selles kuus väga aktiivsed olid noored programmist Energy. Paljud neist vabatahtlikena aitasid kunstniku Aleksandra Norkevitšil enne igat üritust kaunistusi ette valmistada. Noori ootab hea preemia. Nimelt nad osalevad Mitzva Bank programmis, millest me räägime lähemalt järgmisest väljaandes. Pühapäeval 23. oktoobril tähistasid J-Future liikmed koolivaheaja algust bowlingut mängides. Lisaks andis 20. oktoobril Kadrioru Miiamilla lastemuuseumis Tšehhi suursaadi kauhinnad 3 pühapäeva koolis osalejale, Aurelia Rajaverile, Eva Šlikile ja Frummas Margunile ning samuti nende kunstiõpetajale Aleksandra Norkevitš. Tüdrukud osalesid Lidis 2022 rahvusvahelise näituse 50. jubileeli aasta kunstivõistlusel, mida korraldasid Lidis Monument ja UNESCO Tšehhi komisjon. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks.
Juba üle 20 aasta on Ljubavitsi rabi saadikutest rabi Šmuel ja rabitsin Hani Kotti Tallinna saabumisest selle pere laialdases ampluaas saanud tavaks kohtuda kogukonna vastsündinud liikmetega ja hoolitseda vastsündinud naiste eest esimestel nädalatel pärast sünnitust. Aastatega, mil selline traditsioon kujunes, on paljud meie kogukonna naised vabatahtlikud liitunud õnnitluste ja kingituste ettevalmistamisega nii emadele ja beebidele. Just naistelt endilt tuleb see algatus. Tihti pole õnnitlusi ettevalmistav naiskond vast sünnitanud naisega tuttavgi, kuid selline traditsioon teeb naised lähedasemaks ja teeb loomulikult head meelt kallitele emadele. Uuel aastal otsustasime selle projekti veelgi ilusamaks muuta ning lõime oma esinduse logo, valmistasime ette postkaardid, karbid ning pakendid ning lõime selle projektile uue Facebooki lehe. Ja meil on hea meel õnnitleda perekond Mihhaeli, perekond Fiškini ja perekond Piekarski uute kogukonna liikmete sünni puhul. Mazel tov! Haala on sabati söögilaua ja hubase kodu sümbol. Tavaliselt valmistab haalad naine ning sellel ajal on temal avatud otsene vestluskanal kõige vägevamaga, mil saab palves küsida kõike, mida perel vaja läheb. 2. oktoobril korraldas sabati ajal meie Rebetsin Hanna Kott Rebetsin Hanna Ljubavitsi rabi emma mälestuspäeva auks haala küpsetamise kõigile naistele. Osalejad ootas maitsev ja rikkalik õhtusöög, huvitav vestlus ja viktoriin ning loomulikult juudi leiva valmistamise protsess. Paljud liikmed tulid üritusele koos lastega, seega naiskonnal õnnestus valmistada haalasid hulgi, nii et mõned liikmed jagasid valminud haalasid isegi oma sõpradega. Teatavasti on alanud iga-aastane Toora õppetsükkel. Kohtumised jätkuvad Kollel Toora naiste ja meeste klubides. Meil on hea meel teatada, et käivitame ja valmistame ette uusi huvitavaid ja vajalikke eestikeelseid projekte, et muuta Toora ja juudi teadmised kättesaadavaks eesti keelt kõnelevatele juutidele. Nii sai alguse rabi Šmuel Koti uus iganädalane blogi, mis on pühendatud eestikeelsele Toora iganädalasele peatükile. Bereshiti iganädalase peatüki videoid saab vaadata Tallinna sünagoogi YouTube kanalilt ja rabi Šmuel Koti Facebooki lehelt. Samuti jätkame Facebookis eestikeelse lehe juudi tarkus arendamist. Jälgige uudiseid! Sellel meeldival noodil lõpebki selleks korraks Eesti juudi uudiste saade. Olgu Bezrat Hashem ehk kõige vägevama abiga teie kodudes alati soe ning valgustagu teie juudi optimism alati teie argipäevi ja nädalavahetusi.